Kabiinijutud podcast ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda esitleb EPA Stuudio 2025. Tere taas! Oleme jätkuvalt Eesti Rahva Muuseumis Tartus EPA MES 2025 juba 7. kord see siin toimub ja see aasta taevas on ikka sinine. Taevas on ikka sinine, päike paistab, kui nii võib öelda. Ja jätkuvalt on ka minu kõrval siin ikka vana hea muhe tehnikahuviline metaforimaestro Elmar Reinold. Tere, Elmar! Tere, Kristjan! Ja meil on niisugune huvitav teema laual, ma ütleks. Ja me mõtlesime sellise kommertsliku või niisuguse nagu ilusa nime ka, et kui teadur ja põldur käed löövad, ehk siis Haljas Sadala. Ja oleme kutsunud seda köögi poolt meile rääkima inimesed, kes sellega kõige rohkem on nagu kokku puutunud, nii Metki poole pealt. Meil on täna siis Metki agroökoloogia peaspetsialist Karli Sepp külas. Tere, Karli! Tere vist! Ja siis Sadala köögi poole pealt on meil Jaanus Lindsalu, Sadala agronoom. Tere, Jaanus! Tere päevast! Ja me siis proovime Elmariga nagu sotti saada, et mis see Haljas Sadala endast nagu kujutab, kuidas siis teadus ja praktika koos nagu toimivad, millised võiksid olla need esmased projekti tulemused, sest TEPS pole see mingi 1-aastane projekt, juba 2 aastat jookseb ja jookseb veel 3 aastat veel, kui ma õigesti mäletan. Ning mida siis me sellest projektist saaksime kaasa võtta ja saaksid õppida meie kohalikud teadlased ja ka tootjad? Ja, see sobib selle MES-i ja just selle EPA stuudioga see aasta jällegi eriti hästi, kuna innovatsioon on suureks teemaks ja see on ehe näide sellest, et see ei ole midagi, mis hakkab juhtuma, vaid see on juba toimuv. Et oleme osa tulevikus, oleme justkui sees juba. Me oleme, tulevik on siin ja nagu Einstein ütles, et ta ei mõtle tulevikule väga tihti, sest see saabub piisavalt kiiresti. Aga ent me oleme siin täna laua ääres ja tahamegi siis nagu aru saada, et mis see Haljas Sadala on ja miks see loodi, sest nagu me siin esimeses saates võib-olla nagu rääkisime, et innovatsioon ei pea olema ainult tehnoloogia või tehnika, võib ka olla koostöö. Ja et siis võib-olla Karli, sa võid avada meile seda Haljas Sadala projekti nagu tagamaid, et kuidas see sündis, miks see loodi? Mis ma siin oskan ütelda, et tegelikult eks me ükskord istusime siin maha ja meil on seal tegelikult neid tegijaid on rohkem, et mina olen selles projektis ainult üks osaline. Et Merili Toom, kes on ka meie asutuse teadur siis, ja Liina Talgre, kes on Maaülikoolis siis õppejõud, kes on väga palju neid haljasväetiskultuure ja vahekultuure õpetanud, tegeleb maaviljelusega, et meil lihtsalt tekkisid mõtted, et on väga palju neid praktilisi asju, mida me oleme siis nagu õppepäevadel ja tootjatega suheldes erinevates kohtades nagu kuulnud, aga mitmed asjad on uurimata, et kõigil oli nagu oma ideid ja siis tekkis mingil hetkel see idee, et püüaks, mida need kõik nagu kokku panna. Kõik ei saa kokku panna, sest lihtsalt neid teemasid on nii palju. Ja kui sa liiga palju kokku paned, siis läheb katse liiga keeruliseks ja suureks. Ja siis oligi, teine probleem oli selles, et kus seda kõike teha. Ja siis tegelikult Merili ütles, et temal oli siis Haljas Sadalast siis Ahtikaldega nagu juttu olnud ka mingil kohtumisel, võib-olla siis seminaril, ja olid nendel teemadel nagu rääkima jäänud ja oli ka välja tulnud, et tegelikult Haljas siis jälle Sadala Agrol on päris suur huvi sellist koostööd nagu teha teadusvaldkonna osas ja siis me nagu mõtlesime mingid variandid, et kuidas seda katset nagu tegema hakata, panime need praktilised variandid paberile ja võtsime siis Haljas Sadalaga ühendust, tutvustasime neile ja üllataval kombel siis neil kohe tekkis see koostöö soov, et me kartsime küll, et läheb liiga keeruliseks, kuna see oligi väga suur ja nagu keeruline katse, et kas nad suudavad selle nagu läbi viia, eks me mõtlesime selle suurele tehnikale ka, et neid katselappe, mis sinna väga palju pidi tulema, et saaks nende suure tehnikaga nagu harida, et siis meil kõigepealt oli see selgitamine, et milline see tehnika on ja kas me saame neid asju nagu teha, aga siis esimesest nagu kohtumisest me saime ju päris palju seda kindlust, et me ilmselt suudame selle läbi viia ja see huvi oli nagu olemas, et selles suhtes suur tänu neile. Ma küsin korraks siis nagu seda teist poolt, et nüüd kui Ahti sinu juurde selle ideega tuli, Jaanus, siis mis sulle esimesed mõtted olid?
kui nüüd ausalt öelda, siis mina mäletan seda algust niimoodi, kõige lihtsam öelda nagu seal Agu Sihvas, et mina ei tea midagi. Aga ma mäletan ühel hetkel olid medki inimesed meil piltlikul öelda sõue peal. Tegime siis koos seal plaane, kus me siis otsisime välja sobiliku tõmba natuke mikrofoni lähemal, jah. Kus me otsisime välja sobiliku põllumassiivi, mis sobiks siis oma kujult, logistiliselt ja siis tegelikult me ikkagi nagu koos hakkasime siis nagu seda arendama, et siis tooks selle asja juurde ja selle asja juurde ja tooks veel väetamise katsed sinna juurde ja nii edasi ja niimoodi see edasi hakkas minema, et kusjuures Karli ütles, et neid ehmatas võib-olla, et nad kartsid seda suurt tehnikat, mis meil on, et tehnika ongi suur, kuna meil on ju pinda harida palju, et ma mäletan täpselt seda esimest külvipäeva, kui meil hakkas toimuma külv, siis olid Karli ja Merili ja Liina ootasid traktorit ja siis ma ütlesin, et traktor tuleb kohe. Ja nad pärast nagu ma küsisin ka, eks nad tunnistasid ka, et kui nad nägid eemalt, kuidas see traktor tuli, et ma olen täiesti kindel, et mõtlesin, et sellest asjast ei tule mitte midagi välja. Sellepärast see külvik on 9 meetrine, aga traktori esimesest otsast kuni viimase külvik otsani on 23 meetrit. Korralik laev. Ma arvan, et see ehmatas ära, aga see ehmatus läks ikkagi ruttu üle, et see külv seal sujus väga hästi ja toimis, et jah, nii ta on. Okei. Kas sulle, sest ma olen täheldanud, et Sadalale meeldib katsetada ja erinevaid katseid nagu tehakse. Kas sulle nagu tundus alguses, et see projekt on kuidagi tavapärasega võrreldes natuke erilisem või natuke teistsugusem ka? Või milline sinu see tundmus oli sealt? Jah, me katsetame ise päris palju ja vahest sellist spontaanselt, et vaatame, kuidas tuleb, et proovime nii ja küll erinevaid sordikatseid, erinevaid tehnoloogiakatseid ja näiteks, et külvasime siin möödunud sügiselgi Taliviki, mida me planeerisime siis üle talve hoida, talvitas hästi, sealt tekkis juba jälle mõte, et äkki üritame sealt seemet korjata, aga aasta ei soosinud seda, kuigi ettevalmistused olid kõik selleks tehtud, sealt tuleb edasi mõelda, et mis siis edasi, et üks asi ongi nagu seda vahekultuuri külvata, teine asi on aga kuidas siis nagu, ma ei tea, hävitamine ei ole hea sõna, aga kuidas ta siis nagu mulda viia või mis sealt edasi saab temaga. Et me siis nagu multsisime ta ära ja külvasime seda taliniisu, et see on meie jaoks ka jälle see aasta tootmispõllul siis selline esmakordne kogemus, et praegu nagu tulemus on hea, et sellepärast me katsetame palju, jah, aga konkreetselt nüüd selle koostöös Medkiga, et jah, loomulikult ikkagi tegelikult selles mõttes on teistmoodi, et me oleme nüüd seal paari aasta jooksul nagu kõrvalt näinud ka, et kui palju tegelikult võtab vaeva see mullaproovide korjamine ja see andmete kogumine, see biomassi kogumine ja kõik need asjad, et see, mis meie seal võib-olla kaasa aitame teha, et see on üks, aga kui sa näed, et seal taga tehakse tegelikult meeletut tööd ja seda tehakse sellepärast, et saada sealt õiged andmeid, mis ju on meile väga tähtsad, et jah, me ikkagi tegelikult ikkagi on nii, et sa tunned natukene suuremat vastutust, kui seal võib-olla üks tee on vahel ja seal on meie katsepõld, et ikkagi nagu, ma olen meestele öelnud ka, et kes seal töötavad, et te olete osa teadusest. Et see natuke rohkem lipsuga töö oli võib-olla tavaliselt. Et see on ikka jah selline... Laborikittel seljas, eks. Just ikka. Aga tooks korra Karli seda teaduse vaadet see sisse, et räägi võib-olla natukene detailsemalt, et mis need projektiga seotud nagu eesmärgid olid ja on veel ja missugused siis neid valdkondade nagu tahtsite uurida, tahate veel uurida? No ma püüan nagu jutus need ära seletada, need eesmärgid, sest et kui sa räägid nagu teaduspõhiselt, siis nad on sellises ametniku kirjas, aga keeruliselt kirja pandud, aga ma püüan natuke lihtsamalt need välja tuua siis. Proovi selgitada 5-aastasele. Jah, 5-aastasele püüan nagu selgitada. Et tegelikult nad on suhteliselt praktilised asjad, et hakkabki pihta põhimõtteliselt nendest asjadest, et mitmed nagu faktorid on, neid haljasväetiskultuure on omajagu uuritud küll, aga just see praktiline pool, kuidas harida ja kuidas see harimine mõjutab, et kuna meil on sisse tulnud nüüd, meil on endiselt nagu kasutada põhimõtteliselt 3 põhilist maarimisviisi, et üks on see otsekülv,
mis on nagu viimase aja selline ja praegu väga promotud asi, et võimaldab nii ökonoomilist kokkuhoidu, kõik see tehnika on olemas, seda otsekülvi saab teha erinevatel viisidel, kuna neid masinaid on niivõrd palju, mis teevad erineva kvaliteediga ja siis ongi see, et haljasväetiskultuurid on iseenesest sellised asjad, et me peaks võimalikult odavalt nad nagu maha tegema, et kui me hakkame neid nagu kündma, et kündmine on suhteliselt kallis asi, tal on küll omad bussid olemas, aga ta läheb ökonoomiliselt palju kallimaks ja samas, kui sa künnad nagu selle massi sisse, siis lagunemine on kiirem, sa lõhud selle mulla struktuuri ära seal mingiks ajaks, siis hakkab selle haljasväetiskultuuride massiga nagu seda taastama, aga see võtab kõik nagu aega, aga see kulu on seal ka kõik juures ja siis need on nagu selle miinused, et me peame nagu seda otsekülmi tegelikult võrdlema siis omavahel, et kus ühelt poolt on see klassikaline mulla harimine, see künd, et me künname need vahekultuurid sisse ja siis tuleb see otsekülg, kus me need sisse ei künna, et me praegu siis Sadalas oleme läinud seda varianti, et need on nagu maha rullitud ja siis sinna sisse on siis otse selle massi sisse on siis külvatud siis vastava külvikuga siis talinisu, et vaadata seda, kuidas see mass seal laguneb ja kuidas ta siis seda talinisu saagikust nagu järgmisel aastal muudab. Korraks täpsustavalt küsin, et defineerime selle haljasväetiskultuuri ära, et mida see tähendab selles kontekstis? Et kui Jaanus siin nimetas enne, et ta rääkis vahekultuuridest, et nende üldnimetus võibki olla nagu vahekultuur ka, sest nad on põhikultuuride vahel kõik, aga nüüd see haljasväetiskultuuri täpsem mõiste tuleb tegelikult sellest eesmärgist, et nendel kultuuridel ongi see eesmärk, kuigi nad on vahekultuurid, nad kasvatatakse otseselt väetise saamiseks. Et neid ei viida nagu põllult ära, vaid nad kasvatatakse ühel aastal siis üle ja siis see mass siis kas küntakse sisse, randaalitakse sisse või jäetakse otsekülina peale ja siis nad väetavad seda järelkultuuri sealt pealt, et see põhirõhk tuleb nagu sealt. Kuigi sellises üldisemas mõistes on nad samamoodi vahekultuurid. Ajalises mõistes on nad pigem... Ajalises mõistes ongi, et need on siis kevadel külvatavad vahekultuurid, mis kasvavad suvel üles, saavad kõik selle toetuspaketi nagu kätte, mis nagu põllukultuurid saavad ka saada ja nad kasvatatakse põhikultuurina, aga need, mida me rohkem teame nendest klassikalistest vahekultuuridest, mida külvatakse siis põhikultuuri järel sügisperioodil. Et nende vegetatsiooniperiood on nagu siis palju väiksem ja nüüd nende puhul ongi, et kas me kasutame otseselt seda vahekultuuri mõistet, aga seal võib ka kasutada samamoodi, kas nad on, et mis eesmärgi need kasvatatakse, kas nad, et nemad nii suurt massi ei moodusta, aga samas kui me paneme nad tavaviljeluses siis eelnevalt tugevalt väetatud põllule siis selle põhikultuuri järel põldu, siis nende suurem eesmärk on tegelikult tavaviljelusest nende kasutamata jäänud toiteelementide püüdmine, siis need kutsutakse ka püüdekultuurideks. Aga nüüd haljasväetiskultuuri puhul on otseselt see, et nad peavad siis selle massiga, mis nad kasvatavad, mullast siis toitelemendid kätte saama ja kui seal on liblikõielisi sees, siis nad peavad nagu õhust siduma mügarbakteritega sinna veel seda lämmastikku juurde ja kogu see mass siis nagu tagastatakse erinevate tehnoloogiatega siis kas mulla pinnale või siis mulda ja siis järgmine aasta peab siis see vahekultuur saama, sest neid väetisena kasutada. Ja see on nüüd üks asi, et see mida me püüame nüüd nagu võrrelda, et kas nüüd otse külvina siis need maharullitud vahekultuurid on pikemas perspektiivis tõhusamad võrreldes sellega, kui me oleme nad sisse kündnud või siis pindmiselt harinud. Aga see on siis ainult üks faktor, sinna tuleb ka veel juurde siis selliseid asju, et me ei tea täpselt seda külviaega, et need vahekultuuride segud, mida me kasutame tegelikult, et kui me nad väga vara kevadel maha külvame, siis nad kasvavad ka headel aastatel päris kiiresti üles ja moodustavad selle seemnemassi ja siis neil hakkab tegelikult, kui see seeme on nagu moodustanud, siis hakkab ka süsiniku lämmastiku vahekord võib-olla selles massis muutuma. See kõik mõjutab nende lagunemist, kas seal mulla pinnal või mullas ja kuidas bakterid suudavad seda kõike lagundada. Et siis me ei tea nagu täpselt, et millal see õige külviaeg on, et siis meil on nagu see külviaja võrdlus ka pandud, et on varajasem külv ja hilisem külv, et need külviaja vahed on siis kusagil 2 nädalat, aga need on ka nüüd selle 2 aasta jooksul natuke erinevad olnud, et
et eelmisel aastal siis, kus oli see kevad tuli nagu varakult, siis me saime juba esimese külvi teha 15. aprillil, aga nüüd sellel aastal, kus oli väga märg kevad, sadas hästi palju ja külm kevad, et siis me pidime külvama juba 2-3 nädalat hiljem selle esimese külvi ja siis see teine külviaeg paratamalt nihkub ka sinna juurde ja kõik see mõjutab siis selle massi koosseisu, biomassi, toiteelementide sisaldust ja lagunemise kiirust, mis omakorda mõjutab siis hiljem ka seda mullastruktuuri ja ka saagikust. Et me peame uurima nagu mitu aastat seda, kuna klimaatilised tingimused on erinevad, kuna need vahekultuurid ongi nagu erinevad, et me ei taha seda ideaalset tulemust kätte saada, vaid me tahame seda keskmist tulemust, mis tuleb nagu nende erinevate klimaatiliste tingimustega. Et siin tulebki meelest pidada, et see ei ole nagu ettevõtmine, ettevõtlikkuse mõttes kasumi teenimine, vaid nagu reaalselt katsetamine ja saamaks aru, mis päris maailmast ette peaks. Me natuke võib-olla püüaks, äkki õnnestub seda ökonoomilist poolt ka mingil määral välja tuua, me ei oska seda ütelda kui palju, aga üheks eesmärgiks on tegelikult kätte saada selle haljasväetiskultuuri otsemõju väetisena, et siis meil on ka need väetamise variandid sees, et ühte osa me sellest plokist lihtsalt ei väeta. Ühte osa me väetame vedelsõnnikuga, mida me anname ka tavapäraselt, näiteks siin nagu taliviljadele antakse sügisel. Ja ühele osale me siis kasutame nüüd mineraalväetisi, et kuna me siis meie teooria või siis enam-vähem on teada, et mida suuremaks seda väetise kogust nagu viid, seda väiksemaks jääb haljasväetiskultuuride mõju ja me ei suuda seda väga enam eristada, aga nüüd, kui meil on see niinimetatud nullvariant sees, kus me üldse nagu ei väeta, siis me saame need vahed nagu kätte ja me saame sellise praktilise tulemuse anda ka siis tootjale ehk Sadal Agrole, et nii palju ta siis seda talinisu saagikust tõstis selle toitainete sisalduse ja massi juures ja siis nad saavad juba seda kasutama hakata, kas siis järgneval aastal väetise taset nagu vähendama hakata, et see on võib-olla see suurem praktilisem pool. Okei. Ühesõnaga, nagu ma aru sain, siis põhimõtteliselt on fookuse all need haljasväetiskultuurid, katsetate erinevaid segusid, katsetate erinevaid nii-öelda agrotehnilisi võtteid, siis künd, minn ja otse, eks ole, ja siis katsetate ka erinevaid siis koguseid, väetustüüpe, eks ole, mineraalväetised, läga, sõnnik, mis iganes on ju. Nii. See on nagu see teaduse pool, eks ole. Aga nüüd, Jaanus, sina ja sinu tiim peate kõik selle, eks ole, teostama, et kuidas see nagu köögipool sulle nagu tähendab, et kas see tähendab nüüd siis töö nagu ümberkorraldamist, kas see tähendab siis rohkem andmete kogumist, uut tehnikat või mida see sulle tähendab? Või on see lihtsalt see, et just nii, härra teadlane? Kõigepealt see tähendab seda, et kui meil on üks suur põllumassiiv, siis selle projekti raames tohib, ma küsin, kui suur see üldse on? Mis alast me räägime? See põllumassiiv tähendab, kus see katse rajati, see põld oli suur 40 hektarit. Aga selle põllu sisse tuleb nüüd üks väiksem põld, mis omakorda koosneb seal veel paljudest väiksematest põldudest. Ja vaat see teeb nagu selle asja natukene mitte keeruliseks, aga mis võtab rohkem aega. Mitte midagi ei ole teha, et kui me võtame põld, mis on 2 hektarit suur ja võtame põllu, mis on hästi nurgeline ja võtame põllu, mis on seal 10 hektarit, et suurel agregaadil, suurel põllul töötada on ökonoomsem, kiirem, nii edasi, mugavam. Et esimene erinevus on see, et jah, me oma suurte masinatega peame ju tegelikult, või mitte ei pea, vaid me töötamegi siis väikestel põllumassiividel. Kui ma ütlengi, et see külvik 9 meetrit lai, 108 meetrit on vist pikk, et selle ühe katseriba, et kui seal oli kas 13 riba, ma ei mäleta täpselt, palju meil oli neid katseribasid, et kui see külvik külvab seal, ma ei tea, kui kõik sujub, siis selline 5-6 tundi läheb. Ja see kogupind tuleb seal hektar 1,5, et siis selle 5-6 tunniga ta tegelikult tavatingimustes seal külvab 40 hektarit. Et see on üks asi. Teine asi, tehnikas me oleme vist võtnud ikkagi selle suuna, et me tegutseme seal selle tehnikaga, tehnoloogiaga, mis meil on. Et me ei ole selle jaoks midagi soetanud.
muretsenud, et olgu see siis külvik, olgu need siis lägalaoturid, olgu need siis rullid, muljurniidukid, nii edasi, ja mullarimisriistad, et kõik nendega me seal optimeerime. Teeme seda kõike. Et jah, ainult eks ta võtab rohkem aega ja loomulikult on ka see, et meil on nagu ettevõte on suur ja piirkond on lai, et kuna me toimetame piirkonna põhiselt, siis ikka jah, et kui sul see näiteks oletame külvik külvab kuskil piirkonnas, mis on 30 kilomeetrit kaugel, et me ei tule temaga enne sealt ära, et siis see võtab jälle nagu, sa pead nagu logistiliselt selle asja seal ikkagi paika panema väga palju, et me ei jääks ka väga hiljaks katsekülviga või et me ei külvaks liiga vara. Et siin on mul näiteks Karli on külvimees, tal on agregaat siin, ta läheb nüüd nädalaks ajaks siia näiteks Põlvasse külvama, aga ma tean, et ei tea, et nädala pärast kindlasti peab siin tagasi olema, et siis on vaja meil see asi ära teha. Et et sellised asjad ja midagi, Seda on hea selles mõttes kuulda, et tihtipeale, kui mõelda, et võtta vastu nüüd see väljakutse, et midagi katsetada, siis esimene või isegi puhtalt juba katsetusest edasi minna, et võtta vastu mingisugune suurem muutus, siis on see, et kas ma pean nüüd vahetama oma tööriistad välja, mis on nagu esimene väga-väga suur kulu, et tegelikult selle katse käigus me räägime ikkagi siiski samade masinate ja agregaatide kasutamisest, lihtsalt neid siis optimeerida, eks ju. Ja ma arvan, et see on õige, sellepärast, et see ongi meie reaalne elu, millega me seal töötame, millise tehnoloogiaga, mis on meie tehnika, millega me tegutseme. Et sellega me saamegi kõige tööpärasemad tulemused. No kuidas teil see andmete kogumisega või korjaga on? Et kõik see, et sealt mingisuguseid järeldusi teha, eks ole, peab teabe kokku koguma. Et kui muidu me näeme, et Adra järgi käivad valged tunnekured, siis teil käivad valge kitliga teadlased jooksvad järgi? No päris valge kitliga ei ole nüüd keegi käinud veel siiamaani, et meil on ikka tavalised tööriided seljas ja kui on selline soojem suveperiood, siis ka vähem riided natuke seljas. Aga tegelikult on nagu seda, et jalad on maas ja käeks nagu reaalselt vaatamas. Aga me rohkem käime selliste spetsiaalsete aparaatidega või tehniliste vahenditega, et üks on mullapuur, mida on ka erineva konstruktsiooniga, et on sellised suuremad mullapuurid ja väiksemad mullapuurid ja siis me püüame nagu erinevatest kihtidest neid mullaproove kätte saada, selleks on vaja siis erinevaid mullapuure ja siis kuidas seda mullapuuri sisse taguda ja siis seda mulda sealt kätte saada. Et selleks on vaja ikkagi et sa päris valgete kitlitega ei käi, et peavad tööriided olema ja sellised asjad, et see mullaproovide võtmine on üks väga oluline osa sellest tööst, et mis annab väga palju sellist nagu selle mullakeskkonna kohta ja toiteelementide leostamise kohta just seda informatsiooni, et seda me peame päris palju siin tegema ja suur osa nendest mullaproovide võtmistest paraku läheb ka sellisele ajale, kus kõige meeldivam ei ole põllul olla, ehk näiteks kui me tahame leostamise proove võtta, siis me peame seda tööd tegema näiteks ka novembris, detsembris ja isegi lume sees. Kus on seal peal, eelmine aasta vist oli 30 sentimeetrine kiht isegi peal ja siis mullaproovi võtja pidi need õiged kohad sealt, variandid sealt lume alt üles leidma ja võtma need proovid õieti sealt kätte, mis ei ole väga meeldiv töö, et seda tööd tuleb suhteliselt palju teha, mõne nädala vahel. Aga siis on jälle sellised kevadised perioodid, kus on soojem ja suvel ja mõnikord on liiga palav, et see suur väga keeruline osa on nüüd tegelikult see saagi koristamine, mis oli meil sel aastal päris tõsine väljakutse. Kuna neid lappe oli nüüd päris palju seal, mida tuli koristada spetsiaalse katsekombainiga, seda me ei saanud nüüd kasutada ka sadaloma, sest meil need katselapid on väga väikesed, siis me pidime Jõgevalt tooma selle väikese katsekombaini, mis lõikab meetri mille eedri pikkus on meeter ja siis selle lapi pikkus on võib-olla 6-7 meetrit, aga selle ala peale tuli kusagil peaaegu 600 lappi ja me võtsime hommikust õhtuni ja siis õhtuks oli küll niimoodi, et enam ei suutnud püsti seistest, sa pead ise kogu aeg selle kombaini kõrval käima ja selle tolmu sees olema. Aga me peame kõik need ära korjama ja siis neid andmeid tulebki hästi palju. Ja siis need andmed rühmitatakse lõpuks siis ära ja nende variantide kaupa siis tehakse igasugused arvestused ja lõpuks siis tulevad need ka tulemused, aga jah, seda vaeva, mis seal on, ka siis selle haljasmassi proovide võtmine,
et alati ei ole kõige meeldivam sinna sisse minna, et kui näiteks üks selline kultuur nagu maariohakas, mis on väga tugevate ogadega, mis torkab sul tegelikult läbi riiete ja siis jälle naha isegi verele, et sa pead need proovid ära võtma. Aga siis, kui sa oled need kätte saanud ja need tulemused tulevad nagu kätte ja nad annavad selle info kätte, siis on see rõõm nagu selle võrra suurem, et me saame võib-olla sealt nagu järeldusi teha ja siis nagu tootjale tagasi ka seda infot pakkuda. Ja võib-olla siis küsikski, et kui te mainite sõna tulemused, mis te siis praegu leidnud olete? Mis me praegu leidnud oleme, et meil on nüüd 2 aastat järjest haljasmassi proove me oleme saanud koristada 2 aastat neid siis nagu laboris nagu määrata. Taliteravilja me oleme saanud ainult 1 aasta koristada, aga meil 2 aastat on siis veel nagu aega seda koristada, et nüüd on andmed on suhteliselt esialgsed, et väga paljudest tulemustest ei taha rääkida. Ma võin võib-olla ütelda, võib-olla mis Jaanust ka natuke rohkem rõõmustas, et me enne just arutasime seda, et nüüd näiteks see talinisu saak, mis me oleme siis selle haljasväetiste järel nagu koristanud, näitas siis tõesti seda harimisviiside erinevust ka talinisu saagil, et me saime sel aastal selle otsekülvi tehnoloogiaga saime märgatavalt suuremad saagid, kui olid külvikünniga. Ja siis selle pinmisharimisega ma ise ootasin pigem sellist viigilist tulemust või natuke teistmoodi. Aga see nüüd püsima jääb, et selleks on meil nüüd veel 2-3 aastat aega, ma ei taha veel nagu järeldusi sellega teha, et kas see on sellest, seal on ka oma teooriad, mida me oleme juba natuke mõtelnud, et miks ta niimoodi läks, et kas need nüüd püsima jäävad, et võib-olla tõesti, et see mults, see haljasväetiskultuuride mults, mis me oleme nüüd sinna pinnale nagu jätnud lagunema, et ta ei lagune nii kiiresti, et kevadel, kui hakkab see aktiivne talinisu kasv, et siis hakkab ka see mults seal lagunema ja siis ta saab neid toitelemente, eriti lämmastikku sealt nagu paremini kätte, aga nüüd, kui me künname nad sügisel sisse, eelmine aasta oli näiteks siis talveperiood oli ka suhteliselt soe, kus maa läbi ei külmunud, tegelikult see lagunemine jätkus seal ja leostamise proovid näitasid ilust, et novembris, oktoobris oli ikka päris korralik leostamine seal, et see ei tulnud ainult nendest jälle vedelsõnnikust või siis mineraalväetistest, nendest variantidest, vaid ta tuli ka tegelikult ka nendest haljasväetiskultuuridest, kuigi ta oli palju väiksem. Aga otseküli puhul ta oligi nagu väiksem, et nii suurt leostamist ei olnud seal, kuna see mass nii kiiresti ei lagune seal pinmises kihis, et ta jääb sinna peale ja nüüd ongi, võib-olla see oli nüüd see mõju, miks nüüd järgmisel kevadel oli seda toitelementi rohkem ja selle võrra see saagikus ka tõusis, aga see on nüüd ainult üks oletus ja neid asju kinnitada, selleks meil on nagu rohkem tulemusi ja aastaid vaja. Et võib-olla see on nüüd üks näide sellest. See ongi hea, et see ei ole nagu 1-aastane projekt, see on nagu mitmeaastane, et sa saad nagu mitme aasta tulemused. Me võtame nagu seda aastat ja möödunud aastat, et tingimused on ju totaalselt erinevad. Et seda oli ka nende haljaskultuuride katsete peal näha ja selle otsekülvi enne nisukoristust, et kuna siin Karli ütleb, et otsekülvist tulid nagu kõige paremad tulemused, jah, tunnistan ausalt, et kui niimoodi oleks pidanud panused tegema seal enne koristust, siis ma ei oleks kindlasti ka otsekülvi valinud, et visuaalselt nagu ikkagi, kui keegi oleks öelda, et võta nüüd, üks variant, et selle korista omale, et ma oleks võtnud kindlasti kas selle minimeeritud harimise või künni puhul, et jah, väga huvitav selles mõttes. Ja see meie jaoks on ikkagi tegelikult need üliolulised andmed, tulemused, sellepärast, et me järjest rohkem ja rohkem ikkagi oleme läinud otsekülvi teed, ja sellised tulemused tõesti ainult rõõmustavad, et kui me isegi nagu kahtleme milleski, et siis ikkagi et näete, et siin konkreetsed arvud ja numbrid näitavad seda, ja teine asi on ka see, et ka meie külvame neid haljaskultuure, vahekultuure, mis erinevaid on, aga mis on nagu mullas toimub konkreetselt, et seda me saame ikkagi väga hästi teada siin siis metkitiimi käest, et mis siis konkreetselt toimub. Et me võime jah, enda põllu peal, tootmispõllu peal, meil läheb labida maasse ja need vihmaussi on nagu rohkem, on ju, et eelmine aasta ei olnud nii palju vihmaussi, see aasta on kohe rohkem vihmaussi, aga see on kõik nagu selles mõttes õieldav. Aga selliste projektide puhul, ja kui nad on veel mitmeaastased, siis tuleb see tulemus, et see on tõene. Jah, ühe aasta puhul ongi tegelikult, ei saagi üldistusi, eks ole, teha, et kõik ju siuksed
järelduse tegevad katsed on ikkagi tehtud mitme aasta peale ja korralikult nagu seda andmeid nagu kogutud, et noh, sealt mingisuguseid trende või nii-öelda üldistusi teha. Aga ma ütlen nüüd seda ka, et te peate nagu koostööd tegema, et kui rääkida korraks selle poole pealt ka, et kuidas see koostöö teil on, kas on läinud ladusalt, kas te olete saanud teineteisest nagu üheselt aru või on ka tekkinud selliseid momente, kus nagu kratsid kukalt ja mõtled nagu... Põllumajandus ju ei käi nii, taolisi küsimusi. Et kuidas see pool on? Koostöö on, mina arvan, et koostöö on hea ja meeldiv. Ta ei ole nii, et see on ju tegelikult nii tavaline, et kui põllumees, mis nemad teavad sellest asjast. Ma tunnen oma põlda kõige paremini. Seal väikeste oma lappide peal, seal näpu otsast teevad, et ei ole tegelikult niimoodi, et ma arvan, et see võti ongi selles koostöös. Näiteks me võime olla kõik väga kõvad köievedajad siin. Me kõik oleme ikkagi väga professionaalsed ja tugevad ja mis iganes. Ja nüüd, kui me hakkame seda köit vedama, aga me koostööd ei tee, siis meil ikkagi suure tõenäosusega see tulemuse saavutamine on väga raske. Igaüks kisub oma rütmi ja nii edasi. Aga just see omavahel suhtlemine ja on ju teadurid, targad, kogenud, on ju põllumehed, teavad oma tingimusi, samuti kogemused ja kui need nagu ühendada, et me nagu ei vastanduks kogu aeg teineteisele, et me ikkagi nagu teeksime koostööd. Koostöö on, ma arvan, see ikkagi kõige tähtsam sellise asja puhul. Just. Kuidas sa, Karli, seda kommenteerid? Ei, ma olen Jaanusega peaaegu täiesti nõus, et selles mõttes, et meil hakkas see koostöö nagu, et nad olid juba algusest peale väga vastutulekud, et eks me läksime väikse hirmuga ikka sinna, et kui me selle suure keerulise ja nende paljude faktoritega katsega ja kas me suudame seda ideed nagu selgitada, et algul oli ka, et mõned küsimused nagu tekkisid, et oli see küsimus, et miks me peame seda kündi uurima, et sellest on ju praktiliselt loobutud juba. Et ma ütlesin, et meil on esiteks vaja seda kündi selleks, et me saaksime võrrelda ühe harimisviisina, näiteks selle otsekülvi nagu paremust või et kas ta on parem, me peame nagu võrdlema siis seda teisega, et muidu me ei saa seda faktorit esile tuua, et selles mõttes ongi, et kui ta näitab mingite tulemustega nagu ka halvemat tulemust, et siis me peame oskama seda analüüsida ja teaduse poole pealt niimoodi kainelt nagu analüüsima, et siis me suudame seda praktilist tulemust ka sisse viia, et mingil määral ongi nii, et kui tuleb mingi uus tehnoloogia, siis on see uus vaimustus, et siis arvatakse, et see nagu päästab maailma ja teeb nagu kõik ära, aga tegelikult kui seda baaspoolt, et kuidas ta mõjub erinevatele näitajatele mullas ja siis sellele pikemaajalisele tegevusele, et ta alati ei ole niimoodi, et ta võib nagu kiiremat tulemust anda või ökonoomilist või kasumlikumat tulemust tõesti sellele tootjale, aga tegelikult me peame uurima ka, mis seal pikemaajaliselt just mullas toimub ja mis on need ohud. Et siis alati see parim saagikus või ta on tootjale on parim saagikus oluline, siis ta saab kõige rohkem sealt tulu ja teeb selle ökonoomiliselt ka, aga kas ta pikemas perspektiivis jääb nagu toimima seda, selleks meil ongi nagu neid erinevaid nagu harimisviise vaja ja siis ka neid tehnoloogilisi lahendusi võrrelda. Et seda me pidime nagu omavahel siis selgitama ja hiljem see koostöö, kui need selgitused said ära ja eks me selgitasime neid asju ka töö käigus edasi, et mõningaid probleeme tuli alati nagu juurde, et nende masinate saamise ja rakendamisega, aga need on tavalised, mina hindan neid nagu tavaliseks asjaks, mis nagu rakendatakse töö käigus ära. Aga kõige positiivsem oli see, et Sadala pool oli väga koostööaldis ja kui me natuke tüütavaks muutusime, et meil on nüüd täna vaja seda ja 2 tunni pärast seda masinat ja siis veel 3. ja ma mõtlesin, mis nüüd saab, aga Jaanus ei ütelnud otse välja, võib-olla nad meid natuke kirusid pärast seda ka, aga vähemalt nad näidanud seda välja, et loodame siis, et väga hullusti see koostöö nagu ei nehti. Kusjuures ma praegu nagu mõtlesin oma peas ruttu läbi, et kas ma üksi autoski olles, et kas ma natukene siis kirusin või vandusin, ei tulnud praegu meelde. Ja ma mõtlen ka seda, et mehed, kes seal töötasid, et ei ole tulnud seda kohta, et keegi oleks nagu tõesti, et vahetage teie 3-4 korda päevas riideid, et seal näiteks, et mees mine võtta traktor, pane ader, küünas ja väike lüpik lapp ära, nüüd mine võtta see agregaat, pane see, tee see ära, et ei ole nagu praegu meeles selles mõttes küll sellist asja, et milleks, et pigem tekkisid mingisugused probleemid sellest näiteks, et muljurniiduk
ta on hetkel katki ja see jupp tuleb, ma ei tea, 2 päeva pärast, see kardaani rist tuleb 2 päeva pärast, me peame mingisuguse teise lahenduse leidma, mingi teise niiduki. Ta ei toimi nii, nagu ta peaks toimima võib-olla, aga sellised probleemid. Ja nagu näha, te olete kahekesi siin laua taga ja ilmselgelt ei ole seina vahel pandud. Istute kõrvuti ka niimoodi sõbralikult ja kõik on hästi. Aga jah, ma tahtsingi võib-olla kokku võtta, et siis ma sain sinu nagu jutust ka aru, et tegelikult meeskond on ka nagu aru saanud, et nad on osa millestki suuremast, eks ole, ja pigem on nagu motiveeritud seda tegema ja selles mõttes on see ka nagu hea selline eeldus, et need asjad sujuvad, sest et lõpuks tulete teie küll, eks ole, Metki ja nagu nii-öelda Metki tiimiga kokku ja teete need otsused, aga siis et lõpuks nii-öelda siis need mehed, kes traktoriroolis on ka, et saavad aru ja lähevad sellega kaasa. Jah, loomulikult, et meil on nagu ikka nagu igas ettevõttes, meil on omad külvajad, omad taimekaitsetöötajad, kõik, et külvimehed meil 3 on, et kui üks mees külvab seal katset, siis teine mees tegelikult tahaks ka selles osaleda, et tegelikult on see naha isegi. Seda enam, seda on väga tore kuulda. Et siis põhimõtteliselt siit võib ka nagu, projekt veel kestab, aga seni kogetu najal võib öelda, et sellised projektid on tervitatavad ja koostöö teaduriga on nii-öelda aktsepteeritav. Jah, loomulikult, et ma arvan, et nagu mida uurida ja mida analüüsida on ju nii palju, et võtame kas või see sama, et erinevate vahekultuuride või haljaskultuuride näiteks, et mingisuguse herbitsiidi mõju sellele vahekultuurile mullas, et nii edasi, et kõiki neid, aga lõpetame selle projekti ja vaatame, kuidas läheb, aga kindlasti tulevikus oleks uurida ja analüüsida. Ja minu arust see on väga sükene hea nagu ja tervislik nagu mõelda ka, et teadus ja põllumees nagu tulevad kokku, toovad need 2 maailma kokku ja proovivad ja katsetavad ja lõpuks nagu tahad ju lihtsalt õppida ja tahad uusi nagu teadmisi juurde saada. Jah, sellepärast, et meil on nagu, ma ikkagi võtan seda, et meil on selles mõttes vedanud, et see toimub meil kõik kodus. Et me võime ju võtta, et ma võin lugeda kuskil mingisuguseid uurimustöid, katseid, et kas on Saksamaal, Hollandis või isegi näiteks kuskil Põhja-Eestis, kus on ka tegelikult Eesti mõistes ju hoopis teised tingimused, aga see toimub meil kõik kodus, meie tehnoloogiaga, meie masinatega, meie tingimustes, et meie saame nagu siit selles mõttes, ma arvan, ikkagi tootjate poolelt kõige rohkem võita. Väga hea. Meil ongi jõudnud ilusasti saade nulli tiksuda, nii et Karli, Jaanus, suur tänu teid aja ja teie mõtete eest, et olite valmis seda nii-öelda projekti köögi poolt avama. Saan aru, et projekt veel kestab nii-öelda aastaid ja aastaid, et siis... 2 aastat. 2 aastat veel, jah. Et siis on kindlasti võimalik veel mingisuguseid põllupäevi näha, projekti tegevustega on võimalik ilmselt ka Metki kodulehel nii-öelda kursis hoida ja kui netis ei taha istuda, lugeda, siis ma saan aru, et Sadalasse võib külla tulla ja küsima ka. Ja, igal ajal. Et veel korraks, et isegi kui seal need haljaskultuurid hakkavad õitsema, siis mitte ei käi nagu meiega oma ettevõtte töötajad, siis käib ka tegelikult palju rahvast, siis võõrast rahvast, kes käivad vaatamas, siis see on nagu lillemeri seal kohati. Et kes käivad lihtsalt seda ilu vaatamas. Põllumajandus, see on ilus asi. Ja tegelikult need haljasväetiskultuurid ju sumisevad, need on kimalasi täis. Kõik tulevad kohale. Kõik tulevad kohale, terve külapidu, ütleme nii-öelda. Okei, suured tänud, härrased. Soovime teile jätkuvalt siis seda mõnusat messi aega, mis meil siin on veel jäänud ja meie ka siis vabastame mikrofonid ja anname oma headele kolleegidele EPKK-st jutulõnga üle. Aitäh teile! Aitäh!